Tere tulemast saatesse Pia Fraus, tere Rein, tere Joosep, sa oled videorežissöör, esitlete täna videot That's Not All. Palju õnne kõigepealt, üle hulga aja siis üks video ka Pia Frausilt. Miks see nii kaua on aega võtnud, mis elu Pia Fraus on elanud? Aitäh, ma võin igaks juhus kohe ütlen, et see on meil Joosepiga üle 15 aasta esimene ühine Pia Frausi video. Nii et tähistame. Aga miks see on aega võtnud palju? Sellepärast, et oleme teinud vahepeal teisi asju ja siin olnud Imandra Leigiga aktiivsed ja igasuguste teiste projektidega, et nüüd siis on jälle aeg tegeleda Pia Frausiga. Ma saan aru, et see on ikkagi selline ürgne kutse tagasi juurte juurde, et sul on üsna raske sellest Pia Frausist lahti lasta, mulle tundub. No aga milline see sinu laps on, millest sa nagu hea meelega lahti lased, et hea on vahepeal nagu ära käia, aga et hea on ka tagasi tulla. Ja see võib-olla alguses, kui ma hakkasin selle projektiga uuesti tegelema, tundus nagu pisut nagu kuidagi nagu romantilisem ja ilusam, kui see pärast nagu, kui see reaalsus on võib-olla. Joosep, ütle, kuidas sina kogu seda asja, ütleme, kõrvalt näed, 15 aastat on väga pikk aeg, te kohtute ilmselt väga tihti. Kuidas kõrvalt seda pilku vaatad, et kas oli mõtet sellele romantikale uuesti tähelepanu pöörata? Ei, ikka oli, et see bänd on ju mingil määral ka minu minevik ja see, et ma ei ole seal ise sees juba 15 aastat, see ei tähenda, et ma oleks kuidagi kaugenenud sellest, ma elan ikkagi kaasa, et kui neil on nagu jube hästi läinud, mulle tundub, et see bänd on tegelikult väga ilusa lennu teinud, et siis mul oli hea meel, kui Rein rääkis, et saatis mulle ka jagas mingeid lugusid ja ütles, et tuleb uus album ja teeme äkki midagi koos ja et mõtleme midagi välja ja et mulle väga meeldib see, et Rein on tahtnud hoida seda gruppi koos. Et ka selles uues looski Krister laulab back'i ja sellised pisikesed asjad, oli just uues loos või mingis uues loos. No terve album peal laulab. Et see ikkagi ei ole nii, et need, kes on sealt kuidagi välja kukkunud, siis on maha jäänud, et võiks olla ikkagi see, et kõik kuidagi jäävad sinna orbiidile. Nagu selline klassi kokkutulek kõige paremas mõttes või? Jah. Ja kuna me tõesti alustasime ju klassiõdede ja klassivendadena kunstikoolist, et ja Joosepiga koos alustasime seda bändi, tema ju trummarina ja siis see ei olegi nii vale. See ei ole üldse vale, jah. Aga räägime sellest videost That's Not All. Visuaalselt selline romantiline, unenäoline, kergelt igatsev, mitte liiga keeruline. Kas see oli ka selline algne lähteülesanne? Ma räägin ära selle algse impulsi ja siis Joosep räägib sellest visuaalsest poolest õnne. Et kui ma kirjutasin selle loo ja ma salvestasin selle kitarri riffi, millega see lugu algab, siis mul tundus kogu aeg, ma ei ole üldse mingi rallimees ega üldse mingisugune tohutu nagu autoinimene, aga mulle tundus, et see on nagu, see on selline autosõidu lugu, et midagi ei saa teha, et see minek ja see kuidagi on selline. Ja ma mõtlesin, et kui sellele loole peaks tegema video, siis see peaks olema selline autosõit, mitte kihutamine, vaid pigem kulgemine, kole ilm, kojamehed käivad ja kõik, see, millest see lugu tegelikult nagu räägib siuksest Eesti ilmast. Ja siis ma rääkisin sellest autoideest nagu Joosepile ja siis me hakkasime mõtlema, kuidas see nagu edasi võiks toimida. Nii et see esimene lähteülesanne, Joosep, oli sulle, et teeme autovideo? Jah, põhimõtteliselt oli see niimoodi. Ja siis me pigem vaatasime, et mis me teha saame, on ju, ja mis see tegelikult võiks olla, mis see sisu võiks olla ja kas me üritame seal lihtsalt nagu teha sellist sõiduvideot, kus ei olegi võib-olla mingit narratiivi või seal on. Et mina jällegi võib-olla natuke vaidun vastu, et see video võib tunduda jube lihtne, aga tegelikult on see natuke keeruline ka. Et kõikide nende asjadega, mis me oleme Reinuga koos teinud, siis videodes on alati mingisugune siuke, midagi imitseb seal kärna all.
et siis sina kohe mõistad seda ilusti ütlemise kunsti. et seal samamoodi, aga eks iga vaataja siis otsustab, et mis ta näeb ja kas on lihtsalt romantiline või mitte. Mis siis Pia Frausile tulevik toob? Ma saan aru, et sügisesse on plaati plaanitud, aga kas on ka võimalus enne kuskil laivis näiteks näha? No seda laivi asja, kui see oleks nagu minu teha, küll see siis oleks, aga selles mõttes, et eks see on, selle projektiga on seotud ikkagist nagu palju inimesi ja tänapäeval, et nagu kooli ajal oli see kõik hästi lihtne, me tegime Joosepiga 3 korda nädalas proovi ja kõik oli nagu, tundus nagu lihtne, siis tänapäeval täiskasvanud inimesed, kõigil elud, 1000 tööd, 100 projekti, lapsed, möllud. Nii et ei mingit laivi? Ära sega vahele. et äkki tuleb laivi, aga me tegelikult oleme olnud ju väga aktiivsed, meil on järjest ilmunud nüüd 3 singlit, üks see That's Not All, et see nüüd ilmub ka Maxi singlil või EP-na 29. mail, et koos selle videoga ja tegeleme aktiivselt albumiga, sügisel ilmub. Jah, kuidagi on niimoodi, et ma olen tahtnud nagu neid singleid nagu ka üle paari kuu ikkagist siin teha ja niimoodi see ongi olnud, et ma arvan, nagu loominguliselt on see Pia Frausi üks kuidagi aktiivsemaid perioode, et praegu ongi selline olukord, et ei julge tegelikult pilli kätte võtta, et äkki tuleb jälle uus lugu, et siis peab hakkama seda jälle tegema, et peab selle albumi ära lõpetama ja siis saab hakata uute asjadega tegelema. Aitäh selle ammendava ülevaate eest, siis millal siis saab näha laivis Pia Frausi. Kõik teevad omad järeldused, aga aitäh, väga tore ja rõõm on osa saada sellest teie entusiasmist. Aitäh. Kahju jäst, see ongi ainult entusiasm. Väga hea. Nüüd on siis samal